Ja siit ma tõesti tulen. Ma loodan, et meie audio töötab väga kenasti. Mõnusat õhtut teile. Annan teile väikse praktilise ülesande. Noogutage mulle. Naeratage oma kaaslasele ühel pool ja teisel pool. See on väga hea peaverevarustusele. See on väga hea meeleolule. Ja nagu te kõik teate, me teile kogu aeg tervisekontrollis räägime. Pausid on hästi-hästi olulised. Mina olen töötervishoiuarstina tööl iga päev, praktiseerin sellises kohas nagu Esmed töötervishoid. Ja teisipäeva hommikul ettevalmistades seda konverentsi istusin siis köögis üsna nukralt, sest mul oli 2 järjestikku päeva presentatsioone. Ja lapsed tulid küsima, et ema, mis sind vaevab? Ma ütlesin, mis mul mind vaevab. Ja siis nad küsisid mu käest, aga mis teema sul on? No ma ütlesin, et vaimne tervis ja töö. Ja siis nad tegid natuke kokku kasvanud keha osaks, läks 10 sekundit ja nad ulatasid mulle mu ettekande. Mina siis mõtlesin, et aga tõesti, ma olen vanem põlvkonna esindaja, et päris rumal, et ma hakkan nüüd ise, eks ole, siin, ja ma vaatasin, et 8 tehisintellekti loodud slaidi välja. Ma ei osanud neil küll midagi viga laita. Aga ma pean teile ütlema seda, et siiski täna, ja vaat kuidas see haakub vaimse tervise teemaga, eks ole, muudatused on meil kõigil veel ees. Kui palju näiteks minu kui lektori elu muutub, eks ju? Vaimse tervise suured muutused on ees ja miks ma rõhutan sõna muutus? Muutus on alati selline hea sisend stressiks, on ju. Eks, kus on muutus, seal on ka stress. Aga ma teen nüüd ilusasti ülessetunnistuse. Kõik minu slaidid täna on pärinevad natukene teooriast ja kombineerituna siis igapäevase praktikaga. Ma loodan, et teile see lähenemine hästi sobib ka. Ja natukene struktureerisin seda oma juttu ja kulgemist teiega siin ka, et liigun siis üldisemalt kuni siis välja selle tervisekontrollini, millega siis võib-olla olete kokku puutunud. Aga enne veel, kui ma millestki tahan teiega rääkida, ma tahan teid kõiki endaga kaasa ühele pildile tuua, et millest me siis õigupoolest nagu minu kui praktiku mõttes räägime. Täna näidati teile juba natukene neid vaimse tervise definitsioone ka, aga minu jaoks, kui arsti jaoks ja kui inimese jaoks on hästi tähtis see ülemine lause, mis siin kirjas on. Loodetavasti ma ei ole teil äkki ees sealt teiselt poolt. Ehk siis kuidas me mõtleme, tunneme, käitume ja valikuid teeme. Sest et mis on nagu päriselt oluline teada, mida näiteks mina tahaksin, et teie kui auditoorium teaksite. Stress on juhitav, punkt. Ütleme nii, et mitte 100% ja psühholoogid oskavad mind kohe siin hästi parandada, ma köötan ette. Ja see sõltub sellest, kui adekvaatse strateegia teie valite. Jah, nõusu mitte. Ja stressiolukorra tajumisel on loomulikult hästi suur roll isiksusel ja juba siin eelkõnejala rääkis sellest 4 mudelist ja mul oli kotis see eilsest kohe krõpstigi võtta, et ma näitan teile, et see tõesti Carl Jungi tehtud töödel põhinev hästi palju kommertsialiseeritud erinevaid mudeleid on selle 4 isiksuse sellel teoorial. Ja olukorra tõlgendamisel. Nüüd tuleb viimane kodune näide, mis ma teile toon. Nüüd läheme 1 slaidi võrra tagasi. Vot selline tegelane, 6.22. Nädal aega tagasi äratas tema mind kõvasti kopsides mööda maja seina. Mis te arvate, kas ma olin tige, sest ma olen hommikune magaja? Olin küll tige, sest ma tahtsin magada A ja B, ma ei soovinud pidžaamas ümber maja joosta, et teda sealt maja küljest ära. Aga ma teadsin, et ma pean minema jooksma, sellepärast, et eelmine aasta oli tal mul juba augu teinud majja. Nii. Nüüd, eelmisel slaidil ma ütlesin, kuidas me tõlgendamine on hästi oluline. Oli nii, eks ole? Ja kuidas siis nüüd mina tõlgendasin seda asja? Eks? Maja asjad, aga mis on elus hästi tore oskus? Sa paned ette hoopis teised prillid. Kuidas tõlgendasid jälle minu lapsed olukorda? Vot umbes sellised lapsed. Arutame köögilauas jälle hommikul. Aga ema, kui see rähn nii kõvasti oma pead lööb vastu seina, miks ta ei saa ajuvapustust, ajupõrutust? Kuidas ta normaalseks saab jääda? Jah, on ju, sa saad vaadata ühte asja niiviisi nagu mina on ju ja sa saad vaadata niiviisi. Ja ta tegigi meile kõigile selgeks, et kuidas see rähn jääb normaalseks.
Siuksed lood, aga nüüd see teema, see vaimse tervise teema, see ei ole niivõrd lihtne teema. Ma kujutan ette, et mulle vähemalt öeldi, et siin on hästi palju töökeskkonnaga tegelevaid inimesi siis siin selles auditooriumis, mis on väga kena. Järelikult te olete hästi kursis sellega, oi, kus see pointerit on raske, töötervise ja tööohutuse seadusest tulenevad, eks ole, et mis asjad on psühhosotsiaalsed olutegurid. Aga kui sa oled praktik, siis me ju ei saa piirduda või vähemalt mina ei saa piirduda sellega arstina. Mis puudutab vaimset tervist, siis diagnoose on rohkem kui 200 meie arstide raamatus. Ja igaüks on natuke erinev, igalühel on oma spetsiifika, missugune ta on, kuidas teda ravitakse, milline on tema prognoos. Lisaks sellele veel selline asi näiteks nagu läbipõlemine, millest võiks täitsa teha eraldi loengu. Ja läbipõlemine ei ole diagnoos. Tema ei lähe sinna üles 200, aga kes ta siis on? Kodukontorist meil eelnevad rääkisid, kuidas ma töökeskkonnas tegelen näiteks teadvelolekuga, positiivse, vaimse tervise esmaabi. Meil on olemas ju, te teate, õigusakt füüsilise tervise esmaabi kohta, aga vaimsega. Kuidas sellega lood? Säilenõtkusest õnneks minu eest rääkisid eelnevad. Ja mida me näeme tervisekontrollides? Hästi kahjuks tihti. Ja seda rõhutab ka rahvusvaheline kirjandus. Ühesõnaga, persoonide vahelised konfliktid, et sa hakkad inimesega rääkima ja kujutate nüüd ise ka ette, et kui sa oled näiteks lähed konflikti kõige parema sõbraga või oma hea pereliikmega, on ju raske kanda seda. Teate, te kõik teate seda tunnet, eks ju? Ja töölt võtad kaasa täpselt selle sama raske tunde. Et võt selles virvarris nüüd orienteeruda, mina kui praktik ütlen teile ka näiteks, kuidas ma näen, et võiks olla üks nendest lahendustest, et üks kvaliteetne riskianalüüs selles vallas on tegelikult hea abimees, eks ju, kus on need meie riskid ja kuidas neid lahendada. Ja võt töötervishoiuarsti sisendit ja hinnangut võitegi küsida, eks ju. Kui tema ei tea, siis ta oskab öelda kellegi teise, kes ta teab, sest et see minu sisend ja hinnang, see tuleb tervisekontrollidest, eks. Me räägime siin ennetamisest tervisekontrolli mõttes, et ma tahaks nagu sellise ringi nagu täis tõmmata. Ja edasi, mida ütleb rahvusvaheline kirjandus ja millega mul on ka isiklik kogemus siin ühe Eesti suurema organisatsiooniga, et suuremahulised screening-programmid, eks ju, et me võtame kõik oma staffi, näiteks 700, 1400 või kui palju inimest või 300, eks ju, ja me teemegi selle vaimse tervise screeningu, aga igal pool on mureks see, et ei ole ressurssi pakkuda seda korralikku ja vaat sellele ma ei leia eestikeelset head vastet, et kes leiab follow-up. Ehk siis midagi peab järgnema, et näiteks saadigi niimoodi, et 40 inimest on väga, et 40% töötajatest on väga suures hädas, vaimses hädas. Aga mis sa siis teed organisatsioonina? Kas sa paned nüüd kõik psühholoogi juurde käima 10 korda või raha, aeg, korraldamine? Et see on nagu praktiline kogemus ja teoreetiline kogemus siis literatuurist käivad nagu üksteisega käsi käes. Et see ei ole nii lihtne, et kui te leiate endale hea aitaja, siis on kena. Ja miks me ennetusega üldse peame tegelema, eks ole, just nimelt sellepärast, et psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl võivad siis olla selle vaimse tervise häire algpõhjuseks. Ehk siis, kui täpsem näiteks olla, siis keskendumise tähelepanu võime, suhtlemisvõimekusest on siin täna juba räägitud ja teatud juhtudel ka risk endale ja teistele. Hästi palju on stigmat, eks ole, et hull, vaimse tervise häire, äkki tuleb kallale. Ei ole nii. Vaimse tervisega häire on hädas. Ta on haige. Kõige suurem asi, mis võib juhtuda, ta on endale ohtlik. Me räägime siin suitsiidist, eks ju. Väga harva, kui ta on tõesti kellelegi teisele ohtlik. Ja töölt puudumised tunnetavad kõik firmad ka omal nahal finantsilisena, et see ei ole niisama lihtne. Tegelikult neid numbreid juba hommikul meile näidati. Oluline on tõesti teada seda ja küllap olete ka organisatsioonides kogenud, et vaimse võib-olla teate, võib-olla ei tea, eks ole, et mis nende pikkade lehtede taga on, et tavaliselt siiski pikemalt on
vaimse tervise häired, nagu te siin näete, et keskmiselt 29 päeva, eks ole, sinna alla võivad minna ka kõik väga rasked traumad, näiteks vähiga seotud asjaolud, aga te näete, et depressioon ja meeleoluhäired võidavad päevade arvult nagu võimsalt. Ja loomulikult seda on küll ära tõestatud tänaseks päevaks, et tööl on kuratiivne iseloom, ehk siis ta kaitseb meie vaimset tervist. Vähe on selliseid vaimse tervise hädasid, mida töö võiks tegelikult ka teha põhimõtteliselt nagu halvemaks. Ja nüüd ennetamisest, et töö võiks olla, ma tahan siis ennast väljendada selgelt, töö võiks anda teile mõtte, hea tervise ja nii selles mõttes mu eelmist lauset interpreteerida. Ja ennetamine töökohal, nagu on öeldud, on hästi-hästi oluline ja kindlasti on kõige olulisem, nagu täna on nii selgelt läbi tulnud väga paljudest presentatsioonidest, et see on selgelt otseste juhtide ja organisatsioonipoliitikate pärusmaa. Ma näen seda vastuvõtul kindlasti igapäevaselt. Ja saab jällegi küsida sisendit ja ma toon paar näidet natukene hiljem. Teisene tase, mida tööorganisatsioonid saavad teha, on ohumärkide märkamine ja tegutsemine töökohas. Ja meditsiin on alles 3. Seda ressurssi ei ole palju ja kulud, eks ju, selles püramiidis järjest tõusevad. Nii et mida rohkem me saame esimesel ära teha, seda parem. Nüüd märkamine, see teine tase. Et sama peame ka tervisekontrollis tegema. No näiteks, tuleb minu vastuvõtule üks inimene, kellest ma juba kuidagi tajun, et ta on hästi pinges, juba see istub tooli peal. Ma ka mõtlen, et märkamine, et kuidas siis nagu läheneda inimesele, eks ole. Ja küsin ettevaatlikult, et kuidas teil läheb. Hetk vaikust ja inimene hakkab nutma. Natuke kogub ennast ja ütleb, et keegi ei ole minu käest küsinud pikka aega, kuidas mul läheb. Ja tegelikult mul on väga raske. Eks? Et töökohal ka, mida te saate teha, mida kõik inimesed saavad teha, et kuidas sul läheb, kuidas sa ennast tunned. Sellega on natuke nii, et me natuke võib-olla ka kardame küsida, on ju. Et kui inimesel on haav, eks ole, nähtav haav, siis sa ikka lähed, kuidas sul on, no kus sa saad hakkama, kas ma saan aidata. Kasutage nagu seda sama analoogi mõtlemisel, kui te näete, et kellelgi on raske. Natukene on oluline siin see ka, et otsi momenti ja aega. Ära ikka mine näiteks juhina koridoris jookse kellestki mööda. No kuidas sul läheb? Mis sa saad siis vastata? Hästi, eks. Tegelikult sul on südames suur mure. Ja aktiivsest kuulamisest rääkis just eelmine kõneleja. Pakun teile välja veel hästi toreda asja, et vaimse tervise esmaabi koolitused, mida peaasi.ee kodulehele näete, et saate saata organisatsiooni tellida seda, saate ise sinna osaleda, kellel on huvi, väga kasulik. Ja see on just nagu see märkamise ehk selle püramiidi, see keskmine ehk teine osa, saate organisatsioonidena sinna väga hästi panustada. Ja nüüd tuleb veel paar lugu. Et kõigepealt siis saadetakse mulle vastuvõtule inimene, kes siis räägib umbes sellise loo, et olen omadega täitsa läbi. Ma tahtsin ühte last aidata, aga direktor ütleb, ma olen ise hoopis kõige selle asjas süüdi. Ja läks mööda umbes aasta, tuleb järgmine inimene mu vastuvõtule ja nii rahul, mul on nii hea töökoht, mul läheb nii hästi. Ja hakkame vaatama, et te olete seal uues kohas, et teil on aga see vana koht oli õudne. Ma küsin, et mis seal siis nii õudselt oli? No näiteks sain direktorilt hilisel õhtul kirju, kus on sees ka paragrahvi märgid, seadus see, paragrahv see, kujutate ette, et ülemus saadab alluvale sellised kirju. Paragrahvid ja seadused on ju. Tavaliselt tehakse seda ühel korral, eks ju, siis kui suhe lõpeb, eks. Selgus, et need 2 inimest on ühest organisatsioonist olnud, ühe juhiga töötanud, ühel siis juba õnnestus leida endale siukene töö, kus ta siis tunneb ennast väga hästi. Teine näide, need on kõik üsna hiljutised näited, et meil on nii hästi, igal aastal saan personalitöötajaga rääkida, ma küsin, et kas tõesti julgete rääkida? Jaa, minu usaldust ei ole mitte kunagi kuritarvitatud. Järgmine, mehed järjest tulevad ühest ettevõttest, meil on nii hea töökoht, meisse suhtutakse nii hästi, pole mingit ülalt alla vaatamist, alati võib minna rääkima. Ja siin nagu selline, et meil on nüüd uus töötervishoiu komponent, eks ole, töötervishoiu teenusesse, tervikvaade, nendele, eks ju,
sellele ettevõttele, ma arvan küll, et ma võiks minna ja öelda juhtkonnale, kuulge, teil on väga hästi, te olete väga tublid, jätkake samal lainel. Juht on ka ju tipus üksinda, eks ole. Kes teda motiveerib, kes teda kiidab? Ma nägin siin väga head võimalust kiita. Juhid tulevad ise ka tervisekontrolli. Ja nüüd. Ma vahetan vähekene tonaalsust, tempot. Et töötervishoiu arstid panid kokku seljad, aitäh Sotsiaalministeeriumile finantseerimise eest, natukene üritame ka töötervishoius praktikaid ühtlustada, üksteiselt õppida. Esimest korda siis eesti keeles sai siis käsitlusjuhend töötervishoiuarstidele siis paika pandud, et see on väga-väga värske. 485 lehekülge avalikult kättesaadav, et võite ilusti guugeldada, et mida me täpsemalt teeme. Aga täna siis teema kohaselt võtsin välja ainult psühhosotsiaalsed ohutegurid ja kui me räägime vaimsest tervisest, siis siin on 2 paragrahvi, ülemäärane vaimne pinge ja siis õnnetuse ja vägivalla ohuga töö. Ma räägin natukene sellest teisest ainult väga-väga põgusalt. Et ühe sõnaga toon jälle praktikast näite ja see oli üsna hiljutine näide, et inimene rääkis mulle sellest, et ka sellise avalikkuse tähelepanu objektiks saamine on ju tegelikult vaimne vägivald. Kas pole nii, eks ju? Et väga suure ettevõtte juht halvustab sind terve avalikkuse ees. See on väga korralik psühhotrauma. Kas pole nii? Ja tõepoolest, et see võib olla siis kliendi, patsiendi, õpilase poolt pandud vägivallaakt ja reeglina on see käitumine tahtlik, mõnel juhul näiteks patsientidel terviseseisundi tõttu, see on sellest tingitud, eks ole. Ja võt selle tagajärjed võivad sattuda sinna 200+ kategooriasse, ehk siis posttraumaatiliseks stressihäireks võib see minna, mis on tõsine häire. Ja kogu sellest teemast võime ka teha eraldi loengu. Nüüd ülejäänud osast siis räägin natukene tervisekontrollist, siis selle juhendi valguses võib olla ka teile lähemalt. Kui nüüd inimene tuleb, siis muidugi me alustame sellest, et mis sa kaebad, kuidas sa muidu arstisena töötada saad, eks ole. Ja need kaebused vaimse tervisega seondus võivad olla üsnagi sellised ära peidetud. Ja kui inimene tuleb minu juurde, me esimest korda kohtume, kas ta saab mind usaldada, missugune inimene mina olen? Ei pruugi inimene mulle kõike rääkida, on või? Ta ka ei räägiks. Ja? Aga väga paljud räägivad. See on sellise intervjueerimise oskus, eks ole, et need kaebused võivad olla ka üsnagi mittespetsiifilised. Ja kui me vaimse tervist seal tervisekontrollis ka teeme, me peame arvestama alati siin selle temaatika puhul suitsiidiriski. Seal on vaja väga otseselt küsida inimese käest, kas sa plaanid, kas sa kavatsed, kas psühholoogid noogutavad või? Kus nad on? Just, eks arvestada on vaja ka koomorbiidsusega. Koomorbiidsus tähendab seda, jälle üks näide minu praktikast. Tuleb üks mees ja me jõuame lõpuks temaga arusaamisele, kuidagi jõudsime alkoholismi teemani ja ta ütleb mulle, et ma olen nii ärev, ma hea meelega ei jooks üldse, aga kui ma käisin seal ühes kohas, siis mulle öeldi ainult loengus, mitu ühikut ma tohin ja mitu ma ei tohi juua, eks ole. Tegelikult jõudsime siis järelduseni, et mureks on temal ärevushäire, mis siis kombineerub sellise sõltuvusainete kuritarvitamisega. Üleüldse vaimse tervise puhul on hästi iseloomulik koomorbiidsus. Mitmed asjad käivad käsikäes. Ärevus käib käsikäes depressiooniga. Sõltuvushäire mingisuguse muu teemaga. Ja tervisekontrollis on meil hästi oluline siis lõpuks teada saada, et millega meil üldse nagu tegemist on. Ma pean vaatama ju tema varasemat ajalugu, eks ju, mis tal seal on, missugused haigused seal on seal mingeid unehäireid. Ja neid varasemaid haigusi saame niimoodi ka natukene vaadata, et vaatame, et mis üldse nagu Eesti rahvast, eks ole, millised diagnoose üldse on ja te näete, et tulbad on kõige kõrgemad just sellest tööealiste hulgas ja siin depressiivsed häired omavad nagu väga selget liidri kohta see kollane tulp. Diagramm on vaimse tervise rohelisest raamatust pärit, et kui kellegi on huvi, et seda saate sealt kenasti leida. 5 minutit on jäänud minu ettekande lõpuni. Kas teil on huvitav? Võin edasi rääkida? Aitäh.
Niisiis, ühe sõnaga, me peame üldse mõtlema, et kas see on tööst tingitud või mitte, eks? Kas see on äkki hoopis füüsilise tervise häire või see, et tal kogu aeg valutab selga kael, aga äkki see on hoopis vaimse tervise probleem. Vot, kuidas sa seda välja pinnid. Äkki on hoopis persoonide vaheline konflikt. Ma toon teile ühe näite, sellise huvitava kombineeritud näite. Tuleb minu vastuvõtule inimene nii, ja ütleb, et tal on väga raske. Ja milles on probleem, küsib arst. Ja inimene vastab. Minu juht on, ja ma ütlen nüüd 3 punkti, seda auditooriumis ma välja öelda ei saa. Nii. Arutame ja leiame, et kuna meie ju juhti muuta ei saa koos selle inimeseks, eks ole, siis meie leiame, et meie saame teha seda, mida meie saame. Ja seda abi otsime meie tööpsühholoogilt ja käik inimene tööpsühholoogilt ära ja saabub uuesti minu vastuvõtule. Nii. Ja ma teen seda lugu nüüd natukene lühemaks. Mis selgub? Selgub see, et inimese diagnoos on teatud liigi foobia, ehk siis vältiv käitumine, eks ole. Nii. Tema on kodukontoris, tema sealt enam üldse välja ei tule. Tänu oma diagnoosile, ehk siis vaimse tervise häirele, ei olegi tal kunagi võimalik oma juhiga rääkida. Ta lihtsalt ei julge teha seda. Ja? Et võt sellised kombod esinevad. Ja kuidas siis seda inimest aidata? Eks? Äkki on suur isikliku elu väljakutse. Kellegi lähedase surm ei ole elu ainult siukene naer ja rõõm, eks ole. Et ongi selliseid situatsioone, kus lein kuulub protsessimise juurde, teatud lõpetatust ootavad teatud teemad. Ja mul on teil üks hea uudis ka. Kas üldse on abi vaja? Mis te arvate, et kas enamus inimesi vaimse tervise koha pealt, kes tervisekontrolli, vähemalt minu juures on käinud, on terved? Kes arvad, et jaa, siis võid kohe tõsta käed? Just, doktor Paas, enamus inimesi, kes käivad vastuvõtul, suurem osa on ikkagi vaimses plaanis ikkagi terved. Okei, nad saavad kenasti hakkama. Me võtame sinna hulka ka see, et mõned ei julge midagi rääkida või ei taha mulle avaldada, eks ole. Et jaa, enamus saab kenasti hakkama, et ei ole nüüd päris niimoodi ka, et kõigil on kõik asjad väga halvasti, et muidu ei saaks ju meie ettevõtted olla kasumlikud ja innovaatilised. Meie tööriistad on struktureeritud kliinilised intervjuud ja me kasutame ka abistavaid spetsiifilisi küsimustikke. No näiteks üks intervjuu näeb välja selline. Kõik need punktid, mis ma siia olen toonud, need on kõik tegelikult enamuses sellised vaimse tervise mõttes protektiivse ehk kaitsva iseloomuga. No näiteks otsustuse määra kohta, kui suur on sinu autonoomsus. Mida kõrgem on autonoomsus inimesel tööl, seda paremini saab ta vaimselt hakkama. Miks juhtidel, kellel on kohutavalt stressirohke töö, kes ainult lahendavadki probleeme, miks nad saavad hakkama? Nende autonoomsus on kõrge. See on üks põhjusi, miks nad saavad hästi hakkama. Ja mõned näited veel. Näiteks kohanemishäire. Noor töötajad ütleb, tal on nii raske. Me arutame koos. Aga see ongi ju loomulik. Sa lähed uude tööle, sa oled alles just karjääris alustanud, eks ole. Ongi väljakutse. Vaatame, natukene arutame, mis teda saaks aidata. Mentorlus näiteks, eks ole. Et vaatame, mis vahe on näiteks mentorlusel ja coachingul. Kas te teate? Loodan, et teate. Ja väga tüüpiline situatsioon. Vaatame üksteisele otsa inimesega. Ma küsin, et kas me saame siin diagnoosida tubli tüdruku sündroomi. Ja inimesed vastavad mulle. Jah, see on vist nii. Ma pean nüüd mõtlema, mida ma saan teha. Siin on siis need meie töövahendid. Vahendid, neid on päris mitmeid, päris erinevaid, et saame neid rakendada ja praktikas rakendame ka. Ja lisaks sellele, et diferentsida või eristada siis füüsilise ja vaimse tervise häireid, me saame veel teha 100 muud asja. Ja mida me teeme ka, võib-olla kõik ei paista, mida me taustal arstina teeme, võib-olla kõik ei paista inimesel välja. Eriti, kui ta on terve, eks ole. Siis on selline tere, kas teil läheb kõik hästi? Jep, mul läheb kõik hästi. Ja meie soovitused on tegelikult, mis puudutab vaimset tervist, hästi individuaalsed. Väga suur osa sellest on psühhoedukatsioonil. Seda kasutavad ka vaimsed terapeudid väga palju. Kui sa tead, millest sa räägid, sul on palju kergem elada. Palju suuname tööpsühholoogile, psühhiaatrile.
Vahest on probleem lahendanud juba siis, kui sa objektiivselt üritad oma probleemi ära sõnastada. Juba see, muidu sul tekib see sisekõne, eks ole, kogu aeg oled nagu kuidagi nagu ratas käib sul peas. Ikka need samad asjad on ju, aga kui sa teotse neutraalsele inimesele sõnastad ära oma probleemi, ja kui saad ise aru, lahendus on ju seal, on ju. Need materjalid kõik on täitsa avalikult saadavad, WHO materjal, eestikeelne minu suureks üllatuseks, peaasi.ee, lõputud võimalused, on teil mingi probleem, kohe trükkige sisse, saate kindlasti sealt lugeda. Ja arvestama peame kindlasti arstidena, nüüd on mu aeg küll läbi, et see teema on hästi privaatne ja konfidentsiaalne ja häbimärgistamine on täiesti olemas. Ja seetõttu on ka rahvusvahelisel tasandil tervisekontrollide osas räägitud, et pigem kombineerige, et me ei tee siukseid tervisekontrolle, mis on ainult vaimsele tervisele pühendatud, et näiteks kuvariga töötaja puhul kindlasti hindame ka ju nägemist ja luulihaskonda. Ja siis tulenebki see otsus, mis nüüd tööandjale jõuab, eks ju, mida ma sinna siis kirjutan. Tööandjad ütlevad, et aga sealt polegi midagi lugeda. Aga kui töötaja ütleb, et ma ei soovi, et mu otsusel oleks kirjas, et vajalik tööpsühholoogi konsultatsioon 5 korda, kas siis ma peaksin selle panema? Ma vaatan Tööinspektsiooni otsa. Eks ju. Ja siis ma panengi töötajale antud individuaalsed soovitused. Tegelikult seal on veel spetsialisteks aitavad mul vastata. Tihti panen tööaja ja puhkeaja režiimi kohta. Kui inimene läheb jõusaali ja töötab seal endaga 1-2 tundi, siis tal ei tule pähegi töötada 4-5-6 tundi jõusaalis. Aga kui me teeme vaimset tööd, siis me teeme 8 tükki kodus, 5 tundi veel kodus peale ja mõni veel õpib ka kuskil, eks ole. Ja siis ta imestab, et miks tal on nii raske. On ju. Ja kui te näete, et ikkagi pikkade töönädalate tegemisel suureneb varase insuldi ja infarkti risk kuni 3 korda ja see on väga palju. Niiviisi. Ja mõnikord saadetakse tervisekontrolliga väga konkreetsete muredega inimesi. Et tööandjatega osadega on väga hea koostöö välja kujunenud aastate jooksul ja üritame neid alati siis lahendada. Ja ma ütleksin, et minu jaoks number 1 selline abimees on alati selline teadlikkus ja koolitamine ja sestap ka tänan väga tänase päeva korraldajaid meie Tööinspektsiooni ja soovin kõigile väikselist suve. Aitäh. Ma annan selle, aga ma ei lase sind veel ära. Ma ikka küsin sult mõned küsimused ka, mis mulle vahepeal kirjutati. Et küsiti sellist küsimust, et kust leida tööpsühholooge. Kas ma sain õigesti aru, et see on keegi, kelleni tööandja siis mind peab juhendama või saab töötaja ise ka siis tööpsühholoogi juurde minna? Psühholoogiline teenus, eks ole, väga palju nagu hommikul öeldi, on selline erapraksis, et muidugi saab. Ja. Et väljaspool tööd, et kas see aga tööpsühholooge, kui palju meil on? Üks istub ka selles saalis. Ja. Aga teid on vähe, eks ju? Mikrofoni vist on vaja. Jaa, ole hea. Meid on vähe, aga siiski on. Ma arvan, et kui te näiteks pöördute Eesti töö- ja organisatsiooni psühholoogide liidu poole, etop.ee, või kui te guugeldate töö- ja organisatsiooni psühholoog või tööpsühholoog, siis te kindlasti saate vasteid. Väga hea. Ja. Aitäh, nii et on võimalik, aga mul on üks küsimus veel. Ja see oli nüüd tegelikult selline küsimus, mis tuli ka natukene vist eelmise juba töötubade ajal, aga vaatame, kas me leiame, ma arvan, et väga hea variant siin leida sellele vastus. Ja see oli, et mismoodi, mul on jälle endal hüpotees olemas, aga mismoodi töötaja peaks tööandjale ütlema, et tal on vaimse tervise probleem. Ja no minu esimene mõte muidugi oli kohe, et kas tõesti peaks töötaja esimese asjana minema tööandjale seda ütlema või äkki ta ikkagi tuleb kõigepealt arsti juurde. Et mis peegeldus võiks olla sellele?
Kui sul on mure, siis on see ikkagi sinu otsus, kelle juurde sa julged ja tahad pöörduda. Et nüüd anda mingisugust kindlat juhist, et kindlasti tuleb pöörduda sinna või tänna, eks ole. Et tööandjad on erinevad, arstid on erinevad. Et iga inimene tegelikult leiab selle vastuse enda seest, et kelle juurde ta julgeb ja tahab pöörduda. Kõige olulisem on tegelikult ju pöördumine. Et sa võid teinekord saada ka oma sõbra käest väga head toetust. Et tegelikult see võib olla see, et kui juba ma pean küsima selle küsimuse, et kuidas ma sellele tööandjale seda ütlen, siis võib-olla see ei olegi nii lihtne, aga kui ma tean, et see ongi selline tööandja, ma lähen tema juurde, ma räägin, siis ma saangi temaga rääkida. Jaa, et näiteks selline asi, et te küsite, et mis me tervisekontrollis teeme, et me näiteks olemegi arutanud mõnel puhul, et kuidas ma seda tööandjale lähen ütlema. Me oleme näiteks arutanud seda, kuidas, mis hetkel, mida öelda, kas üldse öelda. Aitäh! Nii on. Nii, kas keegi tahab veel midagi küsida publikust või osalejatest, konverentsil osalejatest? Aga siis ma tänan doktor Anneli